Tere päevast! Rõõm näha, et meid on kogunenud doktoriõppe infotundi nii palju. Meil on siin Haridusteaduste Instituudi akadeemilisest perest palju inimesi ja palju doktoriõppe huvilisi. Tervist kõigile! Ja ma tutvustan teile tänaseid ettekandjaid, kellel on ette valmistatud doktoriõppe tutvustamiseks kas oma suuna või terve instituudi poolt veidi infot. Nii et meie järgmisel slaidil on tänased esinejad kirjas. Mina olen Inge Timoščuk ja ma olen doktoriõppekava kuraator. Ja meie instituudi direktor Tiia Õun on ka meiega täna. Tere, Tiia! Ja Tiia annab ülevaate doktorantide erinevatest töövormidest meie instituudis. Ja kohal on ka akadeemiliste suundade juhid, professor Kai Pata. Kai, kas täitsa olemas? Kai on liitunud meiega. Meiega on ka Katrin Poom-Valitskis, õpetajahariduse professor, ja nägin ka Piret Soodlan, samuti siin kaasava hariduse eripedagoogika professor. Ja hästi tore on näha Joosep Normat, kes on meie instituudi doktorant. Ja Joosepilt me oleme palunud sellist asjaosalise vaadet, et tema on valmis jagama oma kogemusi ja vastama küsimustele, et kuidas on siis sellel õppekaval õppida. Nii et ma jätkan üldinfoga ja mul on selline palve osalistele, et kui teil tekib meid kuulates mõni küsimus, siis me teeks hea meelega küsimuste-vastuste vooru lõpus, aga selleks, et ära ei unustaks neid küsimusi-vastuseid või tähendab küsimusi eelkõige, palun pange nad chati kirja või siis paberile, et saate pärast küsida. Ja need teemad, mis täna vaatluse alla tulevad, on kõigepealt siis doktoriõppe eesmärgid. Ehk me natukene keskendume sellele, et mille võrra see erineb teistest õppevormidest. Seejärel räägime natukene õppekavast ka ja sellest, kuidas siis sisseastumiseks ette valmistuda. Ja lõpetuseks, seal vahepeal on siis Joosepi sõnavõtt ja head nõuanded kandidaatidele ja lõpuks küsimuste-vastuste voor. Ja nüüd vaataks eesmärkidele otsa, sellele doktoriõppe eesmärkide osale. See õpingute vorm peaks ette valmistama kõiki teid, head huvilised, iseseisvaks teadlaseks saamiseks. Ja kui te 4 aastat meiega koos siin sellel teekonnal olete, siis te peaksite oskama kavandada uuringuid haridusteaduste valdkonnas. Te peaksite omandama sellised oskused, et kuidas koguda parimaid andmeid oma tõstatatud uurimisprobleemide kohta ja kuidas neid andmeid siis kaasaegsete teadusmeetoditega analüüsida. Ja õppekava pikkus, nominaalne pikkus on 4 aastat, aga erinevate vormide raames on seda õppeaega võimalik pikendada, nii et nende oskuste omandamiseks tekib ka piisav ajaperiood, et te saate ennast ette valmistada. Üldeesmärkide juurest me jõuamegi kohe selleni, et kui palju me sellel aastal doktorante võtame meie õppekavale ja neid kohti on 7 suvise vastuvõtu jaoks. Ja 4 õppekohta on doktorant nooremteaduri õppekohad
need on avatud teemaga õppekohad, see tähendab, et nad tulenevad siis sellistest haridusteaduslikest probleemidest, need teemad, millega on võimalik sisse astuda ja suundade kaupa me võimalikke teemasid teile ka tutvustame. Suundade juhid annavad ülevaate, et milliseid teemasid meie instituudis juhendatakse mõne aja pärast. Ja kaks konkreetse teemaga seotud doktorantüliõpilase kohta on ka meie instituudis kinnitatud nüüd ja üks nendest on põhikooli ja gümnaasiumi fookusega enam ja teine on siis põhikooli esimese ja teise astme fookusega, aga me mõtleme ainete didaktikatele eelkõige ja sellega seonduvatele probleemidele. Katrin Poom-Valitskis saab oma teemast täpsemalt rääkida või tema käest saab selle kohta küsida ja siis selle põhikooli esimese, teise otsa teemad on minu töödega seotud, nii et olen valmis pärast vastama. Ja Kai Pata tutvustab ka ühte projekti kohta, mis on siin ka kenasti kirjas. Aga selleks, et aru saada, miks me oleme pannud need erinevate ridade peale need erinevad kohad, siis ma annaks sõna Tiiale üle ja paluks slaidi vahetada, et Tiia saab rääkida, millised ametikohad meil on doktoriõppes, et kui te asute doktoriõppesse, siis te olete meie kolleegid tulevikus, aga need õppekohad või vormid on erinevad. Tiia, palun. Aitäh ja tere ka minu poolt kõigile ja suur rõõm on näha, et haridusteaduste ja kasvatusteaduste valdkonna doktoriõppe vastu on väga suur huvi. Ja ma räägin siis, millised on need erinevad vormid selles mõttes, et kui te sisse astuda kavandate, siis peate ka teadma, kuhu te astute ja nii-öelda, mis on teie võimalused, kohustused ja vastutus. Ja meil on siis põhimõtteliselt 3 võimalust, kuidas doktoriõppesse tulla ja nad on siis seotud erineva sellise lepingulise vormiga ja erineva vormiga ka selles osas, et kas doktorant on ainult doktorant ja töötab kuskil mujal või doktorant on doktorant ja töötab ülikoolis. Ehk siis see on see põhiline erinevus ka sellise lepingulise vormi osas. Ja nüüd siis on need 3 võimalust on järgnevad, et esimene on doktorant nooremteadur ja nooremteadur on siis doktorant, kes tuleb doktoriõppesse, aga samal ajal ta tuleb tööle ülikooli. Ehk siis ta sõlmib töölepingu ülikooliga ja see on selles mõttes väga selge lepinguline vorm, kus doktorant peabki sellesama perioodi jooksul, kui tema siin töötab, see on tähtajaline leping vastavalt töökoormusele, mille me siis lepime ka kokku, ütleme, tavapäraselt, kui ta on 1,0, siis see leping kehtibki 4 aastat. Ja see on selles mõttes tavapärane tööleping, et ei ole enam nii-öelda sellist asja nagu, et kui ma olen haiguslehel, et siis midagi pikeneb või võtan akadeemilise puhkuse ja pikeneb, ei pikene midagi. Kõik on 4 aastat ja kõik on selle sees. Ja see on siis ka see, me ise ütleme nende kohta riigikoht, see tähendab seda, et selle töökoha palk on siis tagatud riigilt ja meie instituudina siis samamoodi veel seda omalt poolt toetame. Me lepime siis tööle asumisel ka kokku täpselt selle töökoormuse ja sisu ja iga siis noorem teadur teeb eraldi oma individuaalse kava ja kus ta näitab ära, et kuidas ja mismoodi ta seda tööd teha kavandab. Nüüd teine ja kolmas nii-öelda doktorant, üliõpilane, teadmussiirde doktorant, siis nende eripära on see, et nemad ei tule ülikooli tööle. Nemad jäävad tööle sinna, kus nemad töötavad, aga nad on doktorandid. Ehk siis nad astuvad doktoriõppesse ja on selles mõttes, kuidas ma ütlen, nagu üliõpilane, doktorant, aga tal ei tule töölepingut ülikooliga, vaid ta jääb tööle sinna, kus ta töötab. Ja doktorant üliõpilane siis vastavalt samamoodi, kui on täiskoht on 4 aastat, aga see võib siis olla pikem, et see tähendabki seda, et see koormus on siis natukene väiksem, näiteks 6 aastat või siis maksimaalselt 8 aastat. Kauem ka õppida ei saa, et siis on see 0,5 koormusega, eks ju, õppimine. Ja täpselt samamoodi me teeme ka
individuaalse kava, tal on kõik selles mõttes üliõpilase õigused, saab osaleda üliõpilase õpirändes, aga ei ole siis neid õigusi, mis on siis nooremteaduril, kes töötab lepinguga ülikoolis. Ja enam meil ei ole sellist klassikalist eksternõpet, vaid see doktorant-üliõpilase koht ongi see nii-öelda, noh, kui keegi teab seda varasemalt, siis et oli ekstern, et ma tulin nagu eksternina, siis nüüd tulebki doktorant-üliõpilase staatusesse. Ja kolmas on siis juba, ütleme, kogemustega inimesele, kes on juba oma tööalasel karjääril kuhugi jõudnud ja kindlasti ei tahagi tulla täiskohaga ülikooli tööle, vaid tahab just olla selles omas ettevõttes. Meie kontekstis see on haridusasutus, võib olla kool, võib olla lasteaed, võib olla mis iganes elukestva õppeasutus või mõni muu ettevõte, kus siis inimene tahabki teha oma karjääri, aga saada ka sinna juurde see teadlase vaade ja nii-öelda uurida oma töökogemust ja anda just oma selline teaduspanus oma ettevõttesse või oma valdkonda. Ja siis nemad on teadmussiirde doktorandid ja teadmussiirde doktorant tuleb siis sellise erilise mitmepoolse lepinguga, kus me lepime siis kokku, et mida ta teeb, kuidas ta seda nii-öelda oma teadust teeb, aga ta jääb samal ajal oma asutusse tööle ja tema nii-öelda siis ka kulud on siis nagu toetatud läbi selle teadmussiirde, kus siis jälle riik on pannud selle teadmussiirde doktorandi raha. Nii et selles mõttes me jällegi lepime kokku, et kuidas see täpselt on, kui kaua see on ja mida ta teeb ja jälle on seesama individuaalne õppe- ja teadustöö kava. Nii, et need on siis need kolm erinevat vormi. Teadmussiirde doktorant, ütleme, see on nagu täiesti eraldi kokkulepe, sellepärast et siis meiega kontakteerub esmalt see asutus ja me lepime omavahel kokku, et sinna nii-öelda ei saa tulla nagu tavalise klassikalise vastuvõtu raames sisse astuda, et sinna tuleb sisse astuda, aga see algab nende lepingute sõlmimisest, aga sisse siis suvisel vastuvõtul saab astuda just siis avalikult kahele esimesele võimalusele, kas nooremteaduriks või doktorantüliõpilaseks. Aitäh, Tiia. Ja võtan siit üle, eelmine slaid näitas ühte toredat teadmiste treppi. See on tegelikult ühest meie partnerülikoolist, Jyvaskyla ülikooli raamatukogust üks tore keerdtrepp, aga see võiks visualiseerida seda vahvat teekonda, mis igaühe jaoks on pisut erinev, sõltuvalt sellest õppevormist või tööteemast, aga on ka teatud ühisosad. Ja järgmisel slaidil on näha, et doktoriõpe koosneb aineõpingutest. Aineõpingud on selline üldnimetus, õigemini doktori õppekava täitmine ehk õpingute osa sisaldab muuhulgas siis näiteks uurimismeetodite või teadusmetodoloogia aineid ja õppekavaga te saate meie instituudi kodulehel tutvuda. Teine suur osa on siis individuaalne teadustöö, mida tehakse koostöös juhendajaga. Siin on üks näide punktide jaotusest, aga Tiia ütles väga selgelt välja, et need erinevad vormid, doktoriõppe vormid eeldavad erinevaid kokkuleppeid ja need tehakse individuaalse õppekava alusel koostöös juhendajaga. Järgmisel slaidil on näha siis loend mõnedest ainetest ja ainete maht ei ole väga suur ja õigemini ta on üsna optimaalne ja siin sees on ka piisavalt valikuid, mis lähtuvad siis teie erialasest profiilist, mis te juhendajatega kokku lepite. Ja kui nüüd vaadata seda teist poolt, seda õpingutele lisanduvat teadustöö poolt, siis see ikkagi eeldab seda, et ka osalete mingi uuringu kavandamises, andmete kogumises ja nende analüüsis, aga lisaks sellele eeldatakse aktiivsust
oma teadustöö tulemuste tutvustamisel, nii et osalemine konverentsidel nii Eestis kui välismaal on kindlasti ka asi, milleks tuleb valmis olla. Ja lisaks sellele oma töö tulemuste populariseerimine erialases kogukonnas on ka midagi sellist, mida üha enam vaja on ühiskonnale ja seda oodatakse ka doktorandilt. Kindlasti on teil võimalus töötada koos magistrantidega ja lisaks õpetamises osalemisele on teil võimalik ka juhendada üliõpilaste töid, kui need teie teemadega haakuvad. Siin slaidil ongi üks väga suur rahvusvaheline seminar, mis meie ülikoolis toimus, kus doktorandid olid põhiliseks sihtrühmaks, nii et see slaid võiks jääda meelde selles võtmes, et aktiivne ja suhtlemine nii eesti kui inglise keeles on ka vajalik oskus lisaks sellisele iseseisva ja kollektiivis tehtava teadustöö oskusele. Ja nüüd me jõuame praktiliste detailide juurde, mis oleks ka hea korraks üle vaadata, et mis need ajaraamid on. Et selle suve sisseastumise dokumentide esitamise tähtaeg on siis 19. maist 30. juunini ja juba 9. juulil on vastuvõtueksam. Juhul, kui kõik esitatavad dokumendid on korras ja individuaalne õpingute või teadustöö kava on juhendajatega ka kokku lepitud, siis see vastuvõtueksam on vestlus, mis toimub nii eesti kui inglise keeles, et me tahame aru saada, et kas te suudate kaasa mõelda mõlemas keeles ja rääkida mõlemas keeles, sest teadust tuleb teha nii eesti kui inglise keeles sellel õppekaval. Ja õpingute algus saaks siis olema juba sügissemestri algusest. Kogu see protsess, valmistumine sisseastumiseks on koostöös juhendajaga ja meie kodulehel on olemas ka sisseastumiskava vorm, mis näitab ette selle kava osad ja ka mahu ja on tõepoolest nii, et me eeldame, et seda mahtu ei ületata, et mahupiirid on seal kirjas. Ja nüüd ma annaks sõna meie akadeemiliste suundade juhtidele oma teemade tutvustamiseks ja esimesena ma annan sõna Kai Patale oma suuna tegevuste tutvustamiseks. Palun, Kai. tere! Mina siis meie väga suure elukestva ja mitteformaalõppe suuna poolt, kus meil on siis nii andragoogid kui ka noorsootöö kui ka kutsehariduse õpetajad. Ja meil on väga mitmed erinevad uurimisrühmad, üks suur uurimisrühm siis ka on kestliku tuleviku uuringute rühm, mis siis järgmised 5 aastat tööle hakkab. Ja milliseid doktorandikohti või doktorandi teemasid me siis pakume, et ma alustan siis sellest, millel on veel üks eraldi tähtaeg, mis on siis kestliku tuleviku uuringute projektiga seotud. Ja see teema on siis agentsuse, usalduse ja isikliku vastutuse selliseks uurimiseks kestliku tuleviku teemadel. Ja juhendajaks on meie Eratseri professor Anu Realo ja siis Grete Arro. Et selles töös on siis sellist andmekogumist ja kestlikkusega seotud hariduse teemade vaatamist. Ja mis selle teema juures on, te näete, et see 16 on homme. Homme südaööl siis on viimane aeg, kui on võimalik sellele kandideerida ja selleks kandideerimiseks on siis tarvis, see käib siis niimoodi, et meil on nagu üks lisaaste seal veel,
EuroAccessi kaudu on siis võimalik lugeda täpsemalt nende reeglite kohta. Ja mida me siis teeme, et homme, kui need kandidaadid on kokku kogunenud, siis me pakume neile juhendamist ja siis 12. mail me teeme sellise arutelu, kuulame nad eelnevalt üle ja siis nad sisenevad meie doktoriõppe protsessi. Et sellele ühele kohale, see on siis niisugune rahvusvahelise konkursiga koht. Nii, ja teised teemad. Nüüd me ootame nii täiskasvanuhariduse, informaalhariduse juurde siis kestlikkuse saavutamiseks ühiskonnas, kogukondades selliseid tudengeid, kes siis tahaksid uurida uusi praktikaid, praktikamudeleid. Ja siin me ootame eelkõige sellist nooremteadurit, kes tahaks täiendada meie andragoogika valdkonda tulevikus. Et juhendajaid on siin näiteks meie andragoogid Katrin Karu, Larissa Jõgi, Halliki Põlda, ka mina. Ja siis on meil paindlike õpiteede loomine täiskasvanuhariduses, kuhu me eelkõige ootame selle teadmussiirde. teadmussiirde doktorante. Järgmine slaid. Nii, ja veel, et veel ootame me teadmussiirde doktorante ka pane tagasi korraks, uute praktikate, tehnoloogiate rakendamise ja omaksvõtu teema juurde just siis kutseõppes. Ja jällegi ootame selliseid doktorante, kes tahaksid ka seda kutseõppe õpetamisvaldkonda täiendada. Ja siin on siis erinevaid juhendajaid kutseõpetajatest, kutseõppe valdkonnast, näiteks siis dotsent Meidi Sirk, professor Krista Loogma, mina, siis vanemteadur Terje Väljataga. Ja üks teema on meil veel siis, kuhu jällegi me ootame sellist nooremteadurit, kes näeb ennast noorsootöö valdkonnas ka edaspidi töötamas ülikoolis, et siis noored noorsootöö õppimise uurijana PAR-meetodi rakendamisel siis noorsootöö uuringutes. Ja siin on Ilona Evelin Rannala ja Meri Lümarik siis valmis juhendama. Nii et osad doktorandid võiksid siis mõelda sellele nii-öelda vabale doktorandi kohale, kuhu tuleb suur konkurss, aga teised on siis oodatud mõtlema, kas saate oma ettevõttes, asutuses selle teadmussiirde doktorantuuriga seoses tulla. Aitäh! Aitäh, Kai! Ja mina jätkan alus- ja alghariduse teemadel. Meie suunas tegeletakse lasteaiaealiste laste ja nende õpetajatega ja põhikooli esimese ja teise astme laste ja nende õpetamise küsimustega. Ja meie uurimisteemade hulgas on teemad, mis käsitlevad aine- ja valdkonnadidaktikaid. Ühest doktorantüliõpilase teemast ma juba rääkisin ja siin on kirjas ka sellel slaidil kaldkirjas. Aga lisaks sellele on meie tähelepanu orbiidis nende vastavate vanuseastmete õppekavade küsimused ja õpetajate arengu küsimused. Lisaks sellele veel pühendame tähelepanu õppekeskkondade mitmekesisusele. Ja kui teid alushariduse teemad huvitavad, siis kontakti võiks võtta dotsent Maire Tuulega ja ma usun, et Tiia Õun võtab ka nõu anda, kui te tema teemade vastu huvi tunnete. Ja kui on esimese ja teise kooliastme teemad, siis võiks esimese kontaktina minu poole pöörduda. Ja järgmise suunana me annaks infot haridusinnovatsiooni ja haridusjuhtimise teemadel. Selle suuna juht on professor Eve Eisenschmidt ja teda täna meiega hetkel ei ole ja ta palus tutvustada enda suuna tegemisi. Kõigepealt need inimesed, kelle
tegemistega siis võiksid võimalikud doktorandid haakuda, on Anna-Liisa Jõgi ja Eve Eisenschmidt ise. Ja need teemad on siis jaotatud erinevatele tasanditele. Kõigepealt haridusorganisatsiooni juhi tasand, juhtide enda juhtimispraktikad ja toimetulek. Teine tasand on organisatsiooni tasand, et kuidas erinevad haridusasutuses töötavad inimesed omavahel koostööd teevad ja millised koolikultuuri komponendid siin mängu tulevad. Ja kolmas tasand on omavalitsuse ja riigi tasand, see on siis hariduspoliitika temaatika. Aga järgmine suund on meil kaasava hariduse suund ja suunajuht on meil täiesti olemas, nii et ma annaks sõna Piretile nüüd. Professor Piret Soodla tutvustab siis oma teemasid ja juhendajaid. Ja aitäh, Inge. Ja, et kaasav haridus on väga lai mõiste ja kui neid teemasid vaadata, siis näete, et meil on ka neid päris erinevates valdkondades siis pakkuda. Et esimeseks teemavaldkonnaks on üldpädevused, siin kitsamalt siis õpi- ja lugemispädevus, nende seosed ja siis nende pädevuste arendamise temaatika ja õpilaste vanuserühm on siis selline põhikool, ütleme, 1.–3. kooliaste. Et see teema on siis meil suuresti juhendatud siis meie hariduspsühholoogide poolt, et professor Eve Kikas ja meie teadur Valeri Murnikov ja siis mina olen ka lubanud siin kaasa mõelda. Et see teema on siis seotud meie hariduspsühholoogia keskuse uurimisteemadega, nii et kellel on siis huvi nende üldpädevuste vastu, siis tasub võtta meiega kellegiga siis ühendust. Siis teine temaatika puudutab siis õppe diferentseerimist ja seda siis eelkõige võõrkeeleõppes. Et meil juba üht-teist siin teiste ainete õppes on juba ka uurimusi tehtud, aga võõrkeeleõppes on see olnud vähesem ja siin on ka mõned huvilised juba tundnud ka huvi, nii et see ilmselt on üks kitsaskoht ka Eestis praegu, kuidas siis õpiraskustega lapsi siis aidata siis võõrkeeleõppes ja kuidas eelkõige kindlasti ka toetada siis õpetajaid, nii et sellised erinevad fookused võivad siis sellel teemal siin olla. Ja ühendus siis sellel teemal palun võtta Helin Puksandiga, kes on meie eripedagoogika dotsent. Kolmas teema on seotud õpilaste kirjutamisoskuse arengu ja toetamisega ja jällegi kaasava hariduse ja sellise õpierinevuste võtmes, siis et miks just meie suuna all on, et jällegi ikkagi see raskustes õpilase toetamise fookusega ja siin on siis jällegi kontaktisikuks Helin Puksand. Ja viimane 4. teema, mida me välja pakume, on siis seotud digisõltuvusega, et me kõik teame, et see digivahendite kasutamine on siin hüppeliselt ju kasvanud ja kasvamas ja aina üha uusi võimalusi see meile kõigile ühiskonnas pakub, aga samas on siin ka kindlasti ohud, mis puudutavad siis sellist ülemäärast digivahendite kasutamist kuni siis sõltuvuseni välja ja selle teema osas on siis juhendajaks Riin Seema, kes on ka meie dotsent. Ja need on siis praegu teemad, aitäh! Aitäh, Piret! Ja annaks sõna professor Katrin Poom-Valitskisele, kes tutvustab õpetajahariduse ja kasvatusteaduste suunda. Aitäh! Tere kõigile ka minu poolt ja tõepoolest, et meil küll õppejõudusid ja juhendajaid on enam, aga teemade ring on laiem, aga sel korral sellisele avatud üritusele või avatud teemadena siis pakkus meie suunast teemad välja õppekavateooria dotsent Maria Ers. Ehk juhul, kui siin teie hulgas on neid, keda kõnetavad siis õppekava ja haridusmuutused
ja just õppekava arenduse sellises ajaloolises vaates, siis tasub Mariaga ühendust võtta. Samuti on tema teemaks siis õpetaja õppija autonoomia agentsus ehk tegevusvõimekuse teemad ja samuti siis varajase töökogemuse mõju noorte haridus- ja karjääriteele ja selline sotsiaalsete muutuste algatamine täiskasvanu hariduse kaudu. Ehk et need on sellised avatud või nii-öelda avalikul pakkumisel olevad teemad, aga üldjuhul jällegi, et meil ikkagi selline juhendatavate ja juhendajate omavaheline ka võib-olla selline kokkusaamine toimub juba õpingute käigus või siis ka hiljem mingisuguste koostöökogemuste kaudu, nii et kindlasti, kui on teil siiski ka mõni soov või huvi, et siis ma alati soovitan ka meie suuna õppejõududega otse ühendust võtta ja ka uurida, aga tõesti Maria pakkus siis need teemad välja, et mida tema oleks valmis juhendada hetkel kohe võtma. aitäh. Ja nüüd on selline hetk, et me saame ühte päris doktoranti kuulda, et kuidas see tundub siis see teekond doktorandi vaatest, et ma annan sõna Joosepile nüüd, et mis tundub oluline jagada ja kandidaadiga. tere ka minu poolt. Vaatame, kas mu slaidid jõudsid siia või kui korraks panna esitluse vaade kinni, äkki siis tulevad. Aga ma hakkan kusagilt juba pihta, et mina olen siis Joosep Norma ja hetkel 3. aasta doktorant nooremteadur ja lubasin siis natukene jagada enda teekonnast kahes vaates. Et ühelt poolt selles vaates, mis eelnes sisseastumisele, jah, nüüd tuli, ja teiselt poolt siis see, et kuidas need peaaegu 3 aastat nüüd välja on näinud minu jaoks. Ja siin mainin ruttu enda juhendajad ka ära, et need 2 nime juba käisid ka korra läbi, professorid Eve Eisenschmidt ja Eve Kikas. Ja kui nüüd tulebki järgmine slaid, siis saate teada, et kuidas see minu teekond algas. Ehk siis ma mõtlesin, et ma võib-olla võtan pinget maha selle koha pealt, et doktorantuuri jõudmise teekond ei pea olema selline hästi lineaarne, et lõpetasid keskkooli ära, siis omandasid bakalaureusekraadi, kohe pärast seda magistri ja siis otse doktorantuuri. Et minu elu praeguse punktini oli ikkagi palju käänulisem ja sisaldas õppimist hoopis haridusteaduste välisel erialal ja õppimist Tartu Ülikoolis ja nii edasi. Ja ka hoovõtt oli ikkagi natukene pikem, et esimest korda kaalusin seda ideed 5 aastat enne seda, kui siis tegelikult sisse astusin. Nüüd, mida ma tahaks südamele panna, ongi just see, mida tegelikult kõik eelnevad ettekandjad on siin natukene juba jaganud, ehk siis teemad ja juhendajad. Et need ikkagi on selle doktoriõppe A ja O, sest et need moodustavad ju ligi 90% sellest, mida teha tuleb. et jah, õpingute käigus on veel mingid õppeained, mida saad läbida, mis avardavad kindlasti silmaringi ja annavad tööriistu, aga põhiliselt tegeled ju selle teemaga ja just nimelt selle juhendaja või nende juhendajatega koostöös, kellega sa seda teemat uurima hakkad. Nii et minul oli au ja rõõm siis oma tulevaste juhendajatega tegelikult oma varasemal töökohal hoopiski koostööd teha. Ja sealtkaudu tekkis siis see mõte, et äkki saame ka doktorantuuris koostööd teha. Ja doktoritöö kavandist ma soovitan mõelda nii, et see on väga hea selline esimene maitse või katsetus sellest, et kuidas ka doktorandi elu välja näeb, et siin on seda kavandit tehes on vaja korralikult juba teemasse ennast sisse lugeda. On vaja püüda nagu selgelt sõnastada ära, et mis asi on see sinu väikene panus selles suures teadusmaailmas selle teema juures. Ja kindlasti see on hea võimalus ka siis seda kavandit oma potentsiaalse juhendajaga põrgatades
saada aimu, et kuidas toimub selline mõnus akadeemiline koostöö enda plaanide tegemisel. ja ma mõtlesin, et ma selle nüansi toon siin ka välja, et mina olen küll doktorant, nooremteadur ja väga suur osa, 1,0 koormusega siis olen tööl ülikoolis, aga pisikese koormusega ma olen ikkagi ka siis seotud enda endise või eelmise töökohaga ja minul on siis selline nagu luksus või privileeg, et, et ma teen oma praktilist osa selles eelmises töökohas ja kõike seda, mis kõiki andmeid, mis sellest tekivad ja kõike, mis sellele eelneb, et see oleks tõenduspõhiselt disainitud, seda teen siis ülikoolis, et justkui lahjendatud versioon sellest teadmussiirde doktorantuurist või mitte lahjendatud, aga rohkem ülikooli poole kaldu, ütleme niimoodi. Nii, ja kuidas elu siis praegu välja näeb, vaatame teist slaidi ka. Endiselt elu ei ole lineaarne, et siin on väga palju tõuse, kohati ka tagasilööke, et kaua ootud artiklikesed võib-olla ei olegi päris nii ideaalsed, kui esialgu endale paistab ja nii edasi. aga see kõik käib selle protsessi juurde. Nüüd kavandi koha pealt selline õppetund, et, et see kavand, mille te siin kuu või kahega kokku panete, et see annab teile mõnusa sellise teekaardi, aga loomulikult eriti esimesel aastal saate ju veel palju-palju sügavamalt aru, et mis see probleem ikkagi on, millega te tegelete ja kuidas seda uurite, ehk siis see, kui uurimisküsimuste sõnastuses midagi muutub või uurimisfookus kitseneb või laieneb, et see on täiesti normaalne. aga, aga põhjalik kavand annab nagu selle kindlustunde, et sellel teekonnal pihta hakata. Siis inimesed on suur-suur pluss, et nagu praegu võib-olla minu jutust ka paistab, mina olen väga suur fänn hetkel sellel doktorantuuril, 3. aastal vähemalt, ja suur kaal sellel on just nimelt siis nendel õppejõududel, juhendajatel, aga ka inimestel, keda kohtad kusagil konverentsidel, mida siin mainiti, või siis doktorikooli sündmustel, mida on päris palju, et siit ma ka järeldaks või tooks välja selle, et iga doktorandi enda teha on, et kui nagu individuaalselt või sotsiaalselt ta tahab ka neid aastaid kogeda, et mingi hulk konverentse ja sündmuseid tuleb niikuinii ette võtta ja ka tasub ette võtta, aga siis juba igaüks saab vastavalt enda kuidagi sellisele eelistusele, et kes soovib nagu rohkem enda ja oma juhendajatega väiksemas ringis pusida, aga kes soovib käia mingisugustel konverentsidel ja seminaridel tihedamini, siis neid võimalusi on tegelikult hästi-hästi palju. et see on väga kihvt, kui palju ise saad tegelikult kujundada seda kõike. ja kõige viimane asi, mida ka tegelikult siin natukene mainiti, aga mida mina toon suure plussina välja, on siis ikkagi see kogemus, mida saad algaja juhendajana ja algaja õppejõuna ülikoolis, et see töö magistrantidega, keda ka huvitavad sarnased teemad, mis sind doktorandina ja see võimalus kuidagi teisi õpetades ise ka veel sügavamalt õppida, et see on kindlasti ka üks suur pluss, mis, mis jah, ma arvan, nagu õpetab nii oskuste mõttes, aga jällegi loob ka võib-olla päris selliseid põnevaid tutvusi ja sidemeid inimestega, keda huvitavad sarnased teemad. nii, aga nüüd sai minu 4 minutit täis ja ma lubasin, et ma üle selle ei lähe. et kui kellelgi küsimusi on, võite need ilusti siia vestlusaknasse kirja panna. aitäh teile. aitäh, Joosep. ja tõesti, järgmine slaid on täitsa viimane slaid meie info jagamise voorus. siin on paar linki, kust saab täpseid juhiseid ettevalmistumiseks, praktilisi soovitusi, kus on ajakava taaskord olemas ja kus on doktorikava vorm olemas ja mõningad kogemuslood ka veel. aga nüüd me jõuamegi sinna küsimuste ja vastuste vooruni ja
ma arvan, et kõik, kes täna sõna võtsid siin, on valmis vastama, et kõigil huvilistel palun siis pöörduda kas kellegi poole konkreetselt või kui ei oska, siis üldiselt ja me võtame sõnajärje üle, kes parasjagu saab vastata. Nii, küsimusi. Ma vaatan chatis, mulle ei paista, et need, mis said küsitud, need on leidnud vastuse chatis juba. Aga mis veel on sellist, mille kohta me saaks lisainfot anda? See on väga tore hetk, et selline tunne, et me oleme kõik ära rääkinud ja küsida praegu väga palju ei ole, aga ma arvan, et mu kõhutunne petab mind, et küllap teil on küsimusi. Tervist, minu nimi on Marika Kutškova, olen Mukuldel. Ja kuuleme hästi. Mul on küsimus selle inglise keele taseme osas, et millist taset, kas see on C1 tase, te rääkisite, et vestlusel on vajalik rääkida, aga kas on ka konkreetne tase? Me oma sisseastumisvestlusel proovime aru saada, et kas te suudate sellest oma teemast ka inglise keeles rääkida ja mõelda. See tähendab, et me saame aru, kas teil on oma valdkonnas natukene lugemust inglise keeles, et kas see terminoloogia kahes keeles on teile tuttav, et seda me proovime, et me ei testi keeleoskust, aga sellist vestlusoskust, aga erialast keelt mõneti ka, et ka see sisseastumiskava või õigemini see doktoritöö kava tuleb kirjutada inglise keeles. Et ma nende formaalsete tasemetega siin praegu üldse ei opereeriks. No ma julgeks öelda siin võib-olla lihtsalt, et võib-olla ta on selline B2, C1, et sinna ta peaks jääma, et allapoole tegelikult ei tule enam toime, sest et on vaja ju esitleda oma tööd ja suuta seda teha, ja lugeda loomulikult inglise keeles, et. Kas sa, Inge, äkki kommenteeriksid, mina olen Piret, kommenteeriksid ka seda eesti keele oskust, et meil võib siin olla mõni inimene, kelle emakeel ei ole eesti keel? Tõsi, aitäh, see on väga oluline nüanss, et me eeldame siiski ka eesti keele oskust, juhul kui andmeid kogutakse Eestis ja see töö probleemipüstitus on kuidagi Eesti kooli kontekstiga seotud. Kai tutvustas ühte rahvusvahelist doktoriõppe kohta, mis on disainitud viisil, et seal on võimalik seda õpet läbida nii, et andmete kogumisel ei ole vaja otseselt eesti keelt, tõenäoliselt Kai saab ise täpsustada siis. Aga need teemad, mis on seotud Eesti kooli tegelikkusega, et siin on eesti keele oskus vajalik. Aga inglise keele oskus kindlasti ka, sest meil on ühesõnaga kõik need teadustöö tulemused, mida te hakkate publitseerima, et peab olema valmisolek siis tutvustada rahvusvaheliselt ka oma tulemusi nii konverentsidel kui teaduspublikatsioonides. Nii. Vahepeal on chatis küsimus teadmussiirde doktorantuuri kohta ja Elina lisas siia ühe konkreetse lingi, kust saab täpsemat informatsiooni selle kohta. Jah, kas siin on veel? Ahah, kohe vaatan. Jah. Ma üritasin vastata, ma ei tea, kas Aga ma ütleks nii, et üks oluline detail, et meie instituut on selles suhtes õnnelikus olukorras, et meie teeme koostööd kõikide teiste instituutidega ka, et kui on mingid teemad, mis on no näiteks STEAM või STEM õpe, et ilmselgelt on siin tegemist loodusteaduste alase teadmisega ja selle valdkonna didaktika küsimustega, et sellega tegeleb ka meie
meie kolleegid loodusteaduste valdkonnast, nii et on võimalik ka kaasjuhendamise komplekte kokku leppida meie instituudis. Aga Katrin pakkus välja, et meil on ka endal selliseid inimesi, kes on loodusteaduste taustaga, et siin on võimalik ka selliseid kombinatsioone siis leida, jah. Et see soovitus või tähendab Terje poole pöörduda, Terje välja tagapoole on kindlasti üks võimalik viis. Aga need didaktika doktoriõppe kohad, nad eeldavadki siis kasvatusteaduste ja erialateadmise omavahelist lõimingut, nii et ideaalis seal ongi juhendajate paarid, kes koostööd teevad, aga võib ka olla nii, et on üks juhendaja, kes kannab mõlemat kompetentsi, et Terje näide näiteks või Kai näide loodusteaduste koha pealt näiteks. On mul Kai õigus või? On vist küll. Ja mina ise olen loodusõpetuse didaktika õppejõud, nii et esimeses-teises kooliastmes kindlasti on see ka minu teema näiteks. Nii, veel häid küsimusi, mõtteid? siin on chatis päris mitu küsimust. Nüüd küsimus, kuidas pääseda ligi teaduskirjandusele. Siis meie avalikud raamatukogud on kõik sellised, eriti Teaduste Akadeemia raamatukogu, mis on meie ülikooli raamatukogu osa, et kui sinna lugejaks registreeruda, siis on võimalik publikatsioonidele juurde pääseda. Et natuke võib see nõuda nuputamist, aga mina ütleks, et esimene kontakt on see võimalik juhendaja ja tema oskab siis abistada, et kuidas juurdepääsuga on. Ja järgmine küsimus oli, kuidas kavandis selgitada võimalikke publikatsioone. Ma usun, et see küsimus on sellega seotud, et kavandis on koht, kus peaks kirjeldama oma varasemat teadustöö kogemust. See on konkreetne nõue ja seda komisjon vaatab ja küsib ka, kui seal kirjas midagi ei ole, mida varem on tehtud. Ja kuna meil tekib pingerida tavaliselt, siis eelisseisus on need, kes on teinud midagi rohkemat kui ainult oma eelmise taseme õpe ehk et magistritöö. Et see on pingereas eeliseks, eks ju, kui on varem juba midagi publitseeritud, kas populaarteaduslikku või teadusteksti või esinetud konverentsidel, nii et sellega peaks arvestama, et sellel vastuvõtueksamil kõik komisjoni liikmed hindavad kõiki neid aspekte, või neid komponente, mis seal kavas on. Ja siis tekib pingerida, punktide pingerida. Et esiteks meil on komisjon päris suur ja kui on komisjonil täpsustavaid küsimusi, siis nad seda saavad siis uurida, nii et see publikatsioonide jutt on seotud varasema teadustöö kogemusega, mis annab teatud eelise pingereas. Tere minu poolt, vabandust, et täpsustan küsimust, et Lennart Peep siinpool, et kas just ma mõtlen selle kavandi sees, et ka meie kavand, eks ole, oma uurimussuuna kavandi sees, et kas ma peaksin ka kuidagi siis selgitama, milliseid publikatsioone ma siis oma potentsiaalses doktoritöös, uurimustöös teen, et tulevikku vaatavalt, mitte minevikku vaatavalt. Ei, see on teistpidi, et publikatsioon on teadustöö tulemuste levitamine sisuliselt või tulemuste tutvustamine. Teadustöö ise on ikkagi fookuses ja teadustööl on mingid teatud etapid, mille käigus kogunevad teatud andmed, neid analüüsitakse ja nendest antakse ülevaade. Ja reeglina siis ülevaated ilmuvad teaduspublikatsioonidena. Et seda võib kavandada, kui tehakse kalenderplaan, et ma jõuan oma esimese etapiga näiteks teisel õppeaastal sinnamaale, et ma publitseerin tulemused ja võib-olla mõtlen näiteks nendele ajakirjadele, et see lihtsalt lisab konkreetsust sellele plaanile, mis on jällegi
pingereas eeliseks, et mida konkreetsem ja realistlikum plaan, seda paremad punktid kogunevad kokku. Nii et kandidaadid konkureerivad omavahel ja see, kuidas komisjon otsustab, ongi selle põhjal, kui täpne või realistlik ja realiseeritav just nimelt see plaan siis on, et mida konkreetsem, seda parem. Ja midagi ei juhtu, nii nagu Joosep ka juba ütles, et päriselus see esialgne teekaart, millega te sisse astute, see täieneb nii ehk naa, aga see esialgne plaan annab komisjonile märku teie hetkeseisust ja võimekusest siis liikuda edasi seal õpingute rajal. Kui lubate, ma jätkan siitsamast ka, et aga mida ei ole vaja ette valmistada ka, mis on need ohukohad ka, et kui olete pikalt olnud juba komisjonis just nagu ka, et kuhu siis need kavandajad koperdavad kõige rohkem, teevad liiga palju tööd või liiga vähe tööd, et äkki paar nõuannet selles vaatest ka. mina võib-olla ütleksin, vaatan teised veel ei jõudnud mõtet mõelda, et tegelikult esimene asi on see, mida Inge juba väga palju ütles ka, et see koostöö juhendajaga on kõige olulisem, et siis neid koperdamise kohti kindlasti suudetakse juba ennetada. aga, aga teine ohukoht on võib-olla just see realistlikkuse, noh, nii-öelda, et ei suudeta seda realistlikult ikkagi kavandada, et ma mäletan omast kogemusest, kui mina tegin oma doktoritöö plaani, ma tegelikult ei jõudnud sellest viiendikugi realiseerida, ma kaitsesin kenasti ära, aga esialgu tundub, et noh, et tuleb väga-väga, kõik tuleb ära uurida, et hoida nagu seda, et mis on ikkagi selle 4 aasta sees realistlik ja seda ilmselt on ju algajal, noh, uurijal väga raske endal paika panna, aga et seda hästi selgelt nagu juhendajaga koos ikkagi arutleda. jah, ma võtaks siit ka üle, et tõesti see juhendaja, mida ka Joosep tõi välja, eks, et kui sul on ka selle juhendaja teemaga juba varasem kokkupuude, et võib-olla noh, vahetevahel me ütlemegi, et noh, et kui sa oled juba küpsenud juba ja natukene rohkem lugenud ja tead, et sul on nagu parem ülevaade, siis ka see saab konkreetsem, et mida mina julgeks öelda, et just noh, nagu Piret ka ütleb, et see võib-olla liiga suur on see plaan, aga ka jällegi, et see realistlikkus on ka see, et on väga selgelt läbi mõeldud ja aru saada, mis on see probleem, väga selged uurimisküsimused ja eesmärk, et tegelikult see on jälle see koostööst juhendajaga, mis tuleb nagu hästi läbi mõelda, et kui see jääb umbmääraseks või ebaselgeks või tunne jääb komisjonile, et noh, aga mis see uus ja uudne on, et doktoritöö peab andma ka mingi uudse lähenemise või tõesti olema see uuring kuidagi midagi juurde andev, et noh, need on võib-olla need aspektid, millele mõelda, et kui see ei tule piisavalt hästi välja, et miks seda vaja uurida on või miks see oluline on, mis see lisandväärtus sellel tööl oleks, mida me veel ei tea ja see on samas hästi läbimõeldud, konkreetne ja realistlik, selge plaan on olemas, et need on võib-olla need kohad, millele mõelda, aga jällegi juhendaja on oluline siin kindlasti, kellega nõu pidada. ma võib-olla ka enda poolt tahaks öelda, et seal pingereas on üks punkt, mis on seotud sellise koostööga projektidega näiteks, eks ole, koostööga tulevikuplaanidega, et me kõik siin ülikoolis ootame väga endale järelkasvu ja see järelkasv läbi nooremteadurite saab tulla niimoodi, kui me nooremteadur nagu siin juba räägiti, eks ole, et nooremteadurid saavad ju teisi õpetada ja et oleks selge, mis asjades te olete juba tugevam, kuhu te nagu tahaksite panustada, kas te näete ennast tulevikus ülikoolis, kas te näete juba kohe doktoriõpingute käigus oma rolli niimoodi päris suurelt meie mingite õppekavade teemade juures, uurimisrühmade juures, et see on hästi tähtis tegelikult punkt, mis ka ju annab hindamisel kaalu. Ja ma kommenteeriks Kaile siia juurde, et tegelikult just kui me räägime nüüd nooremteadurite positsioonist, et kui inimene tuleb ülikooli tööle, siis tõesti see on see, et ta tuleb juba meie õppejõudude meeskonda. Meil on kõik doktorandid on meie meeskonna liikmed, et meil ei ole kuidagi doktorandid on kuskil eraldi ruumis ei ole.
kõik on kohe sellesama õppekava valdkonna juures, nad on meeskonnaliikmed ja nende töökohustuste hulgas on ka õppetöö läbiviimine. Ehk siis juba see teema, millega inimene tuleb, see peab olema ka see teema, mida meie õpetame, mida me õppes rakendame ja selles osas noh, ma arvan, et see on ka see üks fookus ja mida me nagu väga sisseastumisel ka hindame, eks. Et ka see on juba läbi mõeldud, et kuhu inimene tuleb, missuguse õppevaldkonnaga ta hakkab tegelema, sest me ikkagi tõesti ülikoolis selleks, et töötada õppejõuna, peab olema doktorikraad, et see on ka meie üks doktoriõppe üks väga oluline eesmärk, et meie enda järelkasv siit tulebki, eks ju. Ja võib-olla see üks kommentaar ka, et millele me tähelepanu pöörame vastuvõtus, et mis on sage küsimus. Meil on ju uurimisteemad ka interdistsiplinaarsed, et meie õppekava nimetus on kasvatusteadus. Ehk siis see probleem peab olema kasvatus- ja haridusteaduslik probleem, mida me lahendame. Et selleks, see ongi meie doktoriõppega, kuidas ma ütlen, see fookus või spetsiifika, et läbi selle tuleb ka oma probleem läbi mõtestada, et mida ta annab kaasa Eesti kasvatus- ja haridusteadusele ja kuidas see probleem lahendab kasvatus- ja haridusteaduse aktuaalset probleemi. Et see on just see meie fookus ja mida me kindlasti ka sisseastumisel küsime. jah, aitäh. Mina küsiks siia vahele, tere Eliis, selline tehniline küsimus, et kui see doktorandi leping on 4 aastat, aga juhtub kuidagi, et ei jõua selle 4 aastaga doktoritööd valmis, et kuidas see protsess siis välja näeb, mis siis edasi saab? Jah, kommenteerin, et me teeme siis selles mõttes individuaalse kava, eks ju, kus siis ongi see periood ära näidatud. Ja nagu me enne ka rääkisime, et see periood võib juba kohe alguses, et inimene teab, et ma ei tule kohe täiskoormusel panustama, et see võib olla ka näiteks 6 aastat, aga siis on ka see koormus väiksem. Aga ütleme nüüd niimoodi, et nagu sa praegu küsisid, Eliis, et tulen täiskohaga, tahan teha 4 aastaga, aga elu teeb omad korrektiivid, ei saa. Ja siis on selline protseduur, et siis inimene teeb oma taotluse, et ta soovib seda perioodi muuta, siis ta läheb atesteerimisele ja atesteerimiskomisjon vaatab selle nii-öelda taotluse üle ja me teeme siis uue perioodi kokkuleppe, kui atesteerimiskomisjon seda toetab. Ja võib-olla ka selles mõttes üldse, et kuidas see doktorantide edasijõudmine käib, et see on siis läbi atesteerimise, et igal aastal doktorant läbib atesteerimise, kus siis komisjon hindab seda, kuidas ta on jõudnud täpselt toimetada enda kavandatud plaani alusel. Et me hindamegi seda plaani täitmist, et me ei hinda kuidagi mingite muude kriteeriumide alusel või just täpselt see plaan. Ehk siis selles mõttes see plaan on ülioluline ja ta peab olema realistlik. Et ma tulen selle plaaniga, ma toimetan selle plaani järgi, sellepärast et see on see, mida atesteerimiskomisjon hindab, et kuidas siis on hakkama saadud. Nii, nüüd on meil viimased paar minutit, mille me oleme tänaseks võtnud selleks infotunniks, et kui on veel paar kiiret küsimust, siis me jõuame need ära vastata. Ja kui ei ole, siis meie kodulehel on kontaktid kirjas, kelle poole pöörduda Haridusteaduste Instituudi doktoriõppe info juures ja suunajuhtide ja instituudi direktori poole saab ka kindlasti pöörduda. Ma usun, et ennem ikkagi suunajuhtide poole ja oma juhendajate poole, et see koostöö siis võimalike juhendajatega peaks edasi minema. Ja ma ei näe ühtegi väga põletavat küsimust praegu, et siis on hetkel õige aeg head kevade jätku soovida kõigile ja head ettevalmistumist doktoriõppesse astumiseks ja uute kohtumisteni. Nägemist. Nägemist. Tere ka.